Ei, praegu ei saa. Lammimetsa ekskursioonil on mul pikk järjekord. Täna on sakslased, homme tulevad ameeriklased. Kuule, peremees, kuule. Ma olen eluaeg tahtnud lammimetsa minna, aga ma ei tea, kus seda otsida. Soomaal ja Alampedjal on. Lammimetsad on alati suurte jõgede ja järvede läheduses. Please call next week. Kuule, peremees, miks need välismaalased nende lammimetsade vastu nii suurt huvi tunnevad? Euroopas on neid vähe, aga Eestis on suure valgalaga ja süvendamata jõgesid veel säilinud. Kas ma sain õieti aru, et jõgi uputab metsa ära või? See võib väga üksildane paik olla, jah? Siin sa küll eksid. Haruldasi olendeid on seal palju. Ei, ma ei mõtle inimesi. Mis? Karu? Ütle, et ta kuskil ei läheks. Las maksab vanapõla enne ära. Üle kallaste voolavad jõed ujutavad üle ümber kaudseid alasid. Põliseid lammimetsi näeme Soomaa ja Alampedja jõgede ning Porkuni jõe kallastel. Kunagistest suurtest metsadest on säilinud üksikud laigud. Lammimullad on viljakad. Tulvaveed toovad toitainerikkaid setteid. Lammimetsades kasvab palju lopsakaid taimi. Kõikjal on läbivoolukohti, mille taimkate on veest mõjutatud. Teinekord on just lammimetsad sellised, mis muidu on isegi meetreid sellest veetasemest kõrgemal, nad on suhteliselt hea aeratsiooniga ja viljakad mullad, aga just sellistel lühikestel perioodidel, kas siis sügisel või kevadel, satuvad nad tulvavete mõju alla, saavad siis nii-öelda väetatud ja pärast seda siis saavad seal kõrgematel ja kuivematel osadel kasvada siis meil muidu suhteliselt haruldased laialehelised puuliigid, mis selliseid puistuid moodustavad harva. Ja siis madalamatel osadel on siis sellised lepa domineerimisega lodumetsa ilmelised kooslused ja haavikud levinud. Kogu Euroopas, eriti Donau ääres, püütakse lammimetsi taastada, et ära hoida linnade üleujutamist. Eestis jääb enamik lammimetsi kaitsealadele. Looduslik veerežiim on taastumas. Noori lammimetsi tekib juurde, sest kõiki karjamaadena kasutusel olnud lammialasid ei suudeta puhtana hoida.